Jaa, tere kõigile. Tutvustus on palju parem inglise keeles, siis ma võtan natukene paar lausa inglise keeles. There was once upon a time I was in a conference for business and professional women in South Korea on Jeju Island. And when you are on that type of the conferences, everybody is asking, who are you and what are you doing? And there was an older lady who was sitting next to me in the bus, and she asked me, what do you do? What is your profession? And I said, I am a tax expert. And she said, what? Sex expert? Well, that too. Minu nimi on Anna Halvorsen, ma olen maksuekspert, Norras riiklikult litsenseeritud raamatupidaja, saariettevõtja ja väga tore inimene. See kõik algas 2008, kui mu sõber, kes oli Eestist, aga töötas Norras ja ta oli täitsa segaduses oma Norra tuludeklaratsiooniga ja siis palus mind abi. Ja mina aitasin teda ja tema sõpra ja aasta pärast oli 12 tükki, kes tahtsid abi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, siin peab midagi tegema. Siin on ju nõudlus. Ja siis detsembris 2009 ma avasin oma ettevõtte Tax Return, loobusin oma kindlalt töölt, kes mu iga kuu palka ilusti kontole jõudis ja tegin oma firmat. Ja ma näen, et natukene teistmoodi on kirja, sest kui ma saatsin oma presentatsiooni, siis see skrift või kuidas on see? Šrift, oli natukene teistmoodi, aga et arusaadav vähemalt. Ja see firma on mul iga olemas ja ma tegelen sellega ja teen iga aasta umbes 200 isiklikku tuludeklaratsiooni. Siis ma olen alati huvitanud mind alati olnud huvitanud maksud, eriti ettevõttemaksud. Ja mind paelub see, kuidas saab makse säästa ja vähem maksu maksta, aga seaduslikult muidugi. Ja siis ma hakkasin ettevõtjadele ja Norra ettevõttele hoida kursust, kuidas vähem maksu maksta. Ja iga kord, kui see koolitus läbi sain, siis minu juurde tulid osalejad ja küsisid, et sina oled ju nii tupli, et äkki saad aidata meie raamatupidamisega ka. Ja siis ma mõtlen, ei viitsi, ma ei taha seda teha. Aga jälle mõtlesin, et on ju nõudlus siin, on turg, on olemas midagi teha, võimalik midagi teha. Siis mõtlesin, et ma ei pea ju tegelikult seda ise tegema, ma võin kedagi tööle võtta ja siis tegelema maksunõustamisega, mis on mulle kõige põnevam. Ja nii sündiski 2013 mu järgmine ettevõtte skatteekspert, mis tähendab maksuekspert ja kes tegeleb ikka siiamaani ka Norra firmade raamatupidamisega ja aastaaruannadega. Aga praegu tegelikult see nimi on skatteekspert 2, sest ma pidin seda viia oma nagu holdingu struktuuri alla. Aga mulle meeldib see nimi, sest see on kõlab natuke nagu kuningas titel. Your Majesty Queen Anna II. Thank you very much. And 2014 tuli minu kontorisse üks põnev mees ja ütles, et mul on sulle pakkumine, millest sa ei saa keelduda. Selgus, et ta oli jurist, aga ta tahtis avada raamatupidamisbürood Norra Oslos ja tal oli vaja riiklikult litsenseeritud raamatupidaja, kes oleks peadirektor. Ja siis ta pakkus mulle, et teeme seda koos, et mina toon oma siis litsentsiad ja maksuoskusi ja tema oma juriidilised oskusid ja siis saamegi partneriks.
Mina muidugi kontrollisin ta tausta ja kõik oli korras ja me hakkasime oma partneritööd koos tegema. Ja ma ei ole seda otsust hetkekski kahetsenud, sest me siiamaani teeme koostööd teistel põnevatel projektidel, millest ma räägin natukene veel lähemalt. Ja siis 2017 aasta ma käisin ühel konverentsil, mis nimi oli FBI Conference, Female Business Innovation. Ja pärast konverentsi oli muidugi after party. Ja seal oli väike etendus, kus üks flamenco tantsija seal tantsis flamencot ja tema tundis mind, sest ta oli paar korda meil flamenco kursustel õpetajana. Ja üks hetk ta tõmbas mind publikust välja ja me hakkame koos Sevilljanas tantsima. Ja seal seisab Margareete, kes meie vahel, et kellel oli juba tund aega üks mõte luua online kursus ettevõtjadele majandusest, aga tal oli vaja partnerit, kedagi natukene värvikas, natukene teistmoodi ja siis ta seisab ja vaatab meid tantsima ja mõtleb, tema, Anna, pean ma rääkima. Me teadsime teineteist natukene juba varem, aga tegelikult me ei tundnud üksteist. Ja pärast pidu ta saatis mulle meili ja ütles, et tal on selline idee, kas ma tahan temaga koos töötada. Ja mul oli täpselt sama idee. Aga mul oli vaja partnerit. Ja siis 2017 me tegime koos järgmine ettevõtte Gründerökonomii, kes just tegi need videokursused ökonomii ja majandusest Norra ettevõtjadele. Ja me vedasime seda mõned aastad ja pärast müüsime ära. Ja mitte igaühel pole pilti sellest hetkest, kui uus ettevõtte idee just sõnas otseses mõttes tantsuplatsil sünnib. Ja et kui ma üldse räägin konverentsidest ja praegu oleme ju konverentsil ka, et ma olen ENUT ja ENAga ka koostööprojekte teinud mitu korda Norras. Ja. Siis üks hetk ma hakkasin liiga palju raha teenima. Ja siis mõtlesin, et nagu mina olen ju maksuekspert, siis ma tahan ju optimiseerida oma ettevõtted ja maksta nii vähe maksu kui võimalik, eks ole. Aga seaduslikult tead nii, et uni on ikka hea. Ja siis 2021 ma teen uus ettevõtte oma holdingu firma, ja kus ma panen kõik oma ettevõtted sinna nagu selle ühtse vihmavarju alla. Ja holdingu ettevõtte ma praegu kasutan investeerimiseks muidugi nii fondide aktsiate, kinnisvara kui ka igasuguste põnevatesse startup ideesse. Ja kui ma seal ja külmas vees olen, siis tulevadki kõige kuumemad ideed. 2022 jälle sama partneriga, seal ta on, kes see põnev mees oli, mäletate. Et me hakkasime uus projekt Accounting Academy. Ja täna meil on olemas praktilised raamatupidamiskursus, mida pakume nii norra, inglise kui ka vene keeles. Videoloengute ja praktiliste ülesannete abi õpivad tudengid selleks Norra raamatupidamise. Ja just tänu sellele, et nad saavad päris ettevõtte raamatupidamisega praktikat, neil peale kursust on palju tugevam positsioon Norra tööturul, et leida endale töö raamatupidajana. Mina kirjutan kõik videod, stsenaariumid, need filmitakse, redigeeritakse ja pannakse sinna õppimisplatvormile, kus tudengid on ligipääs kogu aeg ja nemad õpivad omas tempos koos tutori juhendamisega.
See projekt on hiiglaslik, tõesti suurte ambitsioonidega. Meil on plaanis taotleda selle kutsekooli staatust, et saame anda ka ainepunkte ja pakkuda täielikku raamatupidaja kutseharidust. Ja seal olen mina nagu vanaaegne professor, parukaga ja kõige muuga. Et olen Norra Raamatupidamise Akadeemia Mary Poppins. Ainus vahe on see, et minu võlukunst on selline, mis paneb numbrid kaduma täiesti seaduslikult. Ja 2 aastat tagasi koos oma kallimaga alustasime me catering firmat nimega Fargiriki Eventüür, värvilised seiklused. Tema on meie peakokk ja mitte niisama kokk, vaid selline, kellel on 2 esikohta Tallinna kokanduse ja restoranivõistlustelt. Ja nüüd on ta kolinud Norra ja meie juhime seda ettevõtte koos. Ja tema loob kõik road, iga retsept, iga maitse, iga värv on tema idee. Ja ausalt, need road on nii värvikad ja loovad, et näevad välja nagu söödav kunstiteos. Meie missioon on õpetada norrastele, et maailmas on olemas põnev toit. Mitte ainult need igavesed hakkpallid, mida nad on harjunud sööma. Ja kes oleks arvanud, et mina, kes kunagi ei armastanud kokata ja tegelikult eriti toidust eriti ka midagi ei teadnud, hakkan ühel päeval juhtima cateringu firmat. Aga kuna ma oskan ärikontsepti ja tean, kuidas firmat juhtida, siis tegelikult ei ole vahet, mis valdkonnas sa tegutsed. Ja nüüd muidugi ma tean juba palju rohkem toorainetest ja toiduallergiatest, aga süüa ma ikka ei tee. Seda teeb tema kodus ka. Ta armastab süüa teha, mina armastan süüa, ideaalne paar. Tema teeb imelist gourmet ja mina teen selle kohta väga professionaalset analüüse. Nii, et me oleme kulinaarne dream team. Ja nagu sellest kõigeks veel vähe oleks, olen ma alustanud ka üht ettevõtte Margareetaga, sama jälle partneriga, mis meil oli juba üks ettevõtte olemas varem. Meil on plaanis luua superautomatiseeritud raamatupidamislahendus just nimelt online ettevõtjatele, kes müüvad kas videokursust või digitooted. Aga see projekt on päris algusfaasis, nii et sellest peate veel natukene ootama, ennem kui ma rohkem rääkida saan. Ja. Ja kui ma vaatan tagasi kogu selle töökonnale, siis mõistan üht, et ettevõtlus ei ole kunagi valmis. See on nagu värviline seiklus, mis kasvab, muutub ja ületab mind iga aastaga uuesti. Ma olen loonud ettevõtteid juhise, julguse tahtel, vahel ka täiesti ootamatult tantsuliigituste saatel. Olen õppinud makse, numbrid, inimesi ja isegi toorainet. Aga üks asi on jäänud saamaks. Soov luua midagi uut, midagi kasulikku, midagi, mis teeb maailma veel rõõmsamaks ja värvelisemaks. Nii et minu lugu ei lõppe siin, see on lihtsalt järgmise peatüki algus.